Tervist, et täna siis on see päev, kui me lükkame Subaru loest puhtaks ja tõmbame katte maha ja sõidame või lükkame tõstuki peale ja hakkame mootorit paigaldama. Nii, mootor on koos, siis käib, töötab ilusti. Vaatame, mis me siis külge panime siin. Kõigepealt sai ühendatud mootor käigukastiga. Siit sai ülevalt nii palju bolti keeratud, kui sai ülejäänud keerama alt. Siis siduri käpp sai külge. Siin taga on ja starter. Siis tuli panna kütuse voolikud, generaatori juhtmed, aku. Siin all on
ajupistikud, 2 tükki, need külge. Radikas ette. See läks uus alumiiniumist täiesti. See lõdvik läks külge. Roolivõimu toru ja pealevoolu voolik. Siis uus paisupakk. Siia sai vaadatud hüdroskannist otsad. Siis turbotorud, 2 tükki. Siitpooled pistikud. Uus RAM-Airi õhufilter. Roolivõimu õli sisse. Mootoriõli sisse, jaotusvedelik sisse ja võis käima panna. Lisaks sai vahetatud käigukasti õli ja tagatihvri õli. Ja ega siin muud vist ei olnudki, et see Subaru mootori paigaldus on väga lihtne. Ruumi on palju ja asju on vaja vähe keerata siit. Et suht komplektselt tuleb maha see mootor. Aga tõstame auto üles ja vaatame, mis altpoolt on vaja keerata siis. Nii, siit alt sai panna kinni siis kastipoldid, mis ülevalt ei pääsenud ligi. Siis jahutuslõdvikud, turbotoru ja ventilaatori pistikud. Ega siis muud alt ei olnudki. Summuti sai paika pandud ja siin taha sai pandud lisa udutuli, sest see auto on parempoolse rooliga ja seda oleks vaja Eestis arvele võtta nüüd, aga kuna neil ei ole originaalis udutuld, siis see tuleb ise panna. Argimehed ei lase arvele võtta muidu. Ja rehvid said alla. Goodyeari Ultra Grip Ice Arctic. Täiesti uued. Nii õlidest läks siis kasutusele mootuli 300 V5V40. Et see oli tal eelmine õlivahetus läks seega sama. Roolivõimu läks multi ATF, mootuli toodang ja käigukasti ja tagatihvrisse läks mootuli GR300 75 V90. Ja jahutusvedelik läks ka mootuli toodang, aga seda pakendit mul enam ei ole alles, et see sai ära visatud. Väidetavalt peaks paremini jahutama ja olema siuke racing suunitlusega. Mis võiks proosida ka?
põhimõtteliselt võib selle projekti valmis lugeda. Mul siin viimane asi veel, teeme siis unpackingut. Vaatame, mis siin on siis. Jah, siin on selle segukella alus. Selle paneme külge veel ja siis on valmis. Et ma veel natukene sõidan selle autoga, et ennem kui ma Joonasele tagasi annan selle ja vaatan kõik asjad üle veel, et mingid lekked ei oleks ja kõik sõidaks ilusti. Ja siis võib kätte anda auto, et ma panen siia video alla, panen lingi Joonase YouTube'i kanalile, et võib-olla tuleb sealt materjali juurde, et kuidas ta dünos käib või mis sellest autost üldse edasi saab, aga seniks järgmiste projektideni. Unustasin öelda, et kommenteerige, likeige ja lisage subscribe ja kommentaaridest võite panna veel, et mis põnevaid videosid tahaksite näha, et mul käib palju vaakgrupi masinaid töös. Aga seniks nägemist.